Vanaisa, kaua veel? Peaaegu. Mis on meie meelest vanamehe fenomen? See, et vanamees on nagu naljakas. Ma arvan, et vanamees ütleb asju, mida enamus teised inimesed välja ei ütle ja teeb asju, mis on hästi kohatud. Et ta selles mõttes on nagu siuke mingi hull trikster tegelane, kes on hästi ootamatu. Ma arvan, et see teeb ta naljakas. Lehmäjaht alaku. Täielikult meie väljamõeldis, et on tulnud üldisest nagu vana inimeste alateadvusest või niimoodi. Aga mul on mu enda isa on üks inimesi, kes mind on inspireerinud veel see vanamehe lugude kirjutamisel. Kui te koos Peeter Ritsoga selle välja mõtlesite, siis ta on siuke maapoiss, et vist päris palju on teda ka sellest karakterisse. Ja Peetrist on tulnud ka ikka väga palju sealt, just see see need lehmad ja need laudad ja kõik see asi on tulnud Peetrist, et mina päris nagu nii maal üles ei kasvanud. Vaata, sipelgast udara peale põles ära. Uskumatu. Natuke õudega. Kuidagi õnneks oli nagu niimoodi selle filmiga, et vist enamus nagu need mingid haiged ideed, mis meil olid, et meil ei olnud nagu tsensorid selles mõttes, et vist nagu ei olnud tegelikult ütleme nagu selles mõttes piiri, et me ei ole nagu naturaalselt juba nii nagu mingid haiged inimesed nagu, et meil oleks vaja endale piirid panna. Ma ei pea seda piiri panema, see niikuinii meil on mingisugune piir olemas. Mingi sisemine kompass nagu enam-vähem suunas. Kui üldse siis minu meelest oli see... See on kummipael pigem, mitte nagu selles mõttes nagu... Minu meelest kui üldse see on see, et me omavahel mõtlesime mingid haiged asju välja, aga siis nagu väljaspoolt tuli seda signaali päris palju, et vajutage veel, pange gaasi. Seal Pelgus mul on see, kui 44-ga sõita nagu Pelgus, siis seal on üks mingi alkohoolik narkomaan, kes seal taga pingis alati andis mulle mingid häid ideid. Nagu, et poisid, tehke seda, tehke see krõme. Kas mõni läks sisse ka? Kas mõni teema soovitus läks sisse ka? Ei. On minule. Vanamehe häält on endiselt mõnus teha. Ma väga palju ei tee, kus selles enam. Ma ikkagi natuke ennast võõrutan sellest. Ja siis iga kord, kui ma nagu vahepeal teen midagi, siis kõigil on piinlik. Ma ütlen ausalt, mina ei oska seda häält enam teha. Nagu. Mul on probleemid sellega isegi. Või ma nagu oskan, aga mul on nagu mingi... Mul on siuke tunne, et mul on nagu siin kõri sõlmes mingi asi nagu veitsa katki läinud. Kui ma teen... Nagu, ma ei tea, mingi väike error on tulnud. Ma olen võib-olla teinud nagu liiga palju, vaata. Ma pean pensionile minema selles mõttes, et peaks nagu kellegi teise leidma, kes teeks vaname häält äkki. Arsti juurde taha minna? Võin proovida. Palun tulge ja tehke mu hääl korda. Pange mulle kurku mingi pulk. Vanaisa, kas see võib nagu ohtlik pole või? Ütleme nii, et kui me seda tegema hakkasime, siis me kunagi ei mõelnud selle peale, et see peaks välismaalastele meeldima. Aga kui me Belgias käisime seda filmi näitamas, siis oli väga äge oli see, et belglastele väga meeldis see, et me saime nagu ägedamaid nagu selle filmi vaatamise kogemusi oli, sest publik tuli nii kaasa kõikide nende naljadega. Võib-olla see, mis Eestis on labane, on seal nagu mega just nagu äge. Inimesed nagu kuidagi tervitavad ja ootavad seda hullust, et mis veider asi see on, mis nagu kuskilt Ida-Euroopas tuleb. Sest me ise tegelikult ei ole, nagu Mikk ütles ka, et me ei ole seda kunagi sedasi otseselt mõelnud või disaininud seda filmi tehes, et seal Belgias enne seda seanssi algust me ise täiega muretsesin, mis saama hakkab ja siis võeti väga soojalt vastu, nii et joppas. Mulle Eesti komöödiamaastikult on väga meeldinud alati Vremja, see ei ole küll kinofilm, aga see oli väga siuke oluline minu isiksuse tekke juures. Ja seal mängis ju legendaarne Jan Uuspõld ja ma mäletan, et see oli päris äge, kui me saime filmi selle piimavana rolli lõpuks käestida Jan Uuspõllu ja temaga koos töötada. See oli nagu omamoodi siuke unistuse täitumine. See oli sürreaalne minu meelest. See oli nagu unenägu. Kaunis. Unenägu ei taha lõppeda. Kestab siiamaani. Kas vanamehe filmi tuleb järg? Jaa, tuleb. Selle tuleb järg, see tuleb suur ja selle järje kogu nagu see storyline on juba siin meie selja taga, on ju. Aga te ei saa seda nii palju sisse zoomida, et keegi mingid spoilerid siit välja kakkuda ei saa. Aga ütleme niimoodi, et see tuleb hull, see tuleb epiline, nagu te näete, see on juba nagu... vaata, siin on juba erinevad värvid, on ju, valge, sinine, lilla, on ju, et... See tuleb varsti ja see tuleb päris suur ja see tuleb jõuludel 2021. Võt. Okay. Või mõni teine aeg.
sa pead minema netikino.ee ja vaatama Vanamehe filmi. ma olen seda juba näinud. Siis sa saad vaadata netikinos seda filmi uuesti koos Vanamehe kommentaaridega. Vanamehe filmi koos Vanamehe kommentaaridega, see on nagu eriti loll idee ju. Kes siukse asja peale tuli üldse? Kes see oli, kes siukse asja peale tuli? Kes see välja pakkus selle mõtte? Mis kurat? Tõmba nüüd, mine filmi vaatama. Vanamehe film nüüd netikino.ee koos Vanamehe ja režissööride kommentaaridega.